Tervist! Selles videos näitame kõike, mis me saame olümpial süüa nii hommikusöögiks, lõunasöögiks kui õhtusöögiks. Ja vaatame, kas see kuulus šokolaadimuffin Pariisi olümpialt on jõudnud ka Milanosse. Me ei ole küll Milanos, me oleme Bretassos, aga vaatame, mis siis siin süüa saab. Ja kas Itaaliale kohaselt siis pastat ka saab ja vaatame igatahes. Johanna ka siin ikka. Siit saab siis kohvi võtta. See firma on väljas ka oma putkaga, aga ma kohvimees ei ole, nii et ma tahaks kakaot. Aga lätlaste järgi ma saan näidata, mis siin siis toimub. Siit võtad kahvlinoa, lusika, siis selle taldriku kandiku ja siis tuled siia ruumi, kus on väga palju valikut. Ja no vaata, mis siis hommikuti pakutakse. What are you taking? Some cereal. See söök on 24/7 lahti ja siis siin saab isegi lõunasööki, kui väga tahta juba, aga noh, lihapalli hommikuks mul ei lähe. See on siis hommikusöök, liha, vorstid, puder ja riisipuder, peekon, muna, omlett, scrambled eggs ja pitsat saab vist 24/7. Siin on siis croissantid, moosid, nutella, pannkook ja vahvlid. Ma saan aru, et kogu aeg on vist siin siis eetis, gelato, siis on puuvilja, lett koos mingi kookidega, fruitsalatidega ja mingid pudingid, asjad ka veel. Siin on tee ka jõudus, nii et ma saan teed juua. Siin on mingi vegan asjad vist ja siin on salati asjad. Ja sellega peaks olema siis terve ring peal söögile. Siis siin on need külmkapid, kus sa saad lihtsalt võtta kokad, veed, Powerid, Sprite, Fusti, Fanta, vesi. Tegelikult siin on mahlad ka, ma ei tea, miks need praegu otsas on. Ja siin on siis see ala, kus lihtsalt valid endale laua ja sinna istud ja saad süüa. Siin alas on siis see, kus sa paned enda asjad. Eks siis pead siin ise valima, kuhu sa tahad mingi asja panna. Ja siin saad pudelit tagastada. Siin 10 senti ei saa tagasi nagu Eestis, aga peab recyclima ikka. Minu esimene valik hommikul on tehtud. Ma võtsin siis putru moosiga. Kaerahelbe puder. See ausalt öeldes näeb väga halb välja. Ma ei tea, miks see sihukest värvi on. Aga kuna see on puder, siis ma pean seda proovima. Riisipuder oli ka seal, aga vaatame, proovime kõigepealt selle. Siis on omlett, muna, mis ongi siuke mingi šokolaadi see croissant. Apelsinimaa. Ma ei suuda enam oodata, ma pean proovima, kui hea see puder on. Okei, ma ootsin hullemat. Moos teeb selle suht okeiks. Ma ei tea, mis asi siin on, mingi pähklid on sees või mingi siuksed asjad, mis teevad selle päris huvitavaks. Aga see pole hull. Ma söön selle lõpuni. Õues saad siis seda sama asja. Mis te võtsite? Võtsin selle võtsite. See on hea valik, ma võtaks seda. Ehk siis jah, hommikusöök söödud, see peaks olema 24/7 lahti, ehk siis mine, mis kell tahad. See video vist läheb küll hiljem üles, aga täna tegelikult on minu esimene päev, nii et need on mu esimesed emotsioonid ikkagi sellele söögile. Võib-olla järgnev päevad ma leian midagi uut ja paremat, mis sealt süüa võtta, aga no ma arvan, et ma ei usu, et see väga palju muutub, eriti siis hommikusöögi osa. Ja ma ütleski, et hommikusöögi osa ma paneks üks 6,5 hinnanguks. Minu jaoks puder oluline, see oli siuke keskmine muna asi, see omleti osa, see tundus väga hea, aga ma ei ole ka sellele suur fänn. Aga noh, selles mõttes piiri seda kindlasti ei saa. Kõhu saab ilusti täis. Nüüd mina lähen siis küll trenni, aga teiega näeme siis lõunasöögil ja näitan, mis me saame. Nüüd ma kõrin tagasi, mul on trenn tehtud ja ootab ees siis lõunasöök. Näitan siis, kus sisse saab. Siin on see kohvi asi. Yeah, of course. Ja siis siit saab sööklasse. Hello. Yeah, thank you. Brokolid, spinatid, porgand, vege asju. Kas võtta pitsat? Ühe tüki pitsat siis äkki võib võtta või? Kartul vorstiga. Siin on mingi kala asi. Vorst, liha. Või see pasta näeb hea välja. Siin on nagu liiga palju valikut. Can I have everything a little bit? Everything? Yeah. I like this. Ma ei võta endale kandikut, aga samas mul ongi mugavam filmida. Ma arvan, et ma sain päris hästi, ta pani mulle kõik natukene. Võtame mingi salati asja ja lähme proovime ära. See on päris matšav. Idee poolest järgmine peaks olema mingi see carbonara ju. Ja proovime. No kui ta ei ole vist carbonara, ta ei maitse ka nagu carbonara. Ja ei maitse hästi. Aga lasagna. Mul on tõesti ampsu vaja. Midagi on veidrat selle juures. Minu jaoks. Halb pole. 2 esimest. Bolognese on alati hea. Ma ei mäleta, mis selle nimi oli. Igatahes see oli ka väga hea. Nii et ma tühjendan selle taldriku ära nüüd.
nii kiirelt see läks, ei väga maitsev, valikut oli palju, seda lasagnet, seda teist asja ma ei võtaks, aga bologneeset seda iga kell väga maitsev, väga hea. Nüüd on siis magustoidu aeg, tegelikult ma sain kõhu väga täis. Õhtule jääb pitsa proovimine ja kui ma siin ringi vaatan, siis šokolaadimuffinit ma ka ei näe ja olümpiarõnga kujulisi pastat siin ka pole, kuigi seda vist müüakse kuskil. Kerge magustoidu teeks. Siuke valik, see või see. Need kõik näevad täitsa head välja, okei, ma võtan selle. See asi pängib. Päris 11 sellele ei paneks 10, aga see on hea. Nüüd on lõuna söödud ja nagu jumala hea. Ma ütleks, et paneme 9,5. Tegelikult kõik asjad olemas. Pasta, riisid, asjad. Mida hing ihaldab, magustoit hea, et alati saab parem olla, aga samas nagu millegi üle viriseda küll ei ole, et šokolaadimuffinit ei ole, sellepärast võib-olla, kui ma võrdlen näiteks 4 aastat tagasi Pekingiga, siis seal oli kindlasti nagu halvemad toidud nagu üldises mõttes, aga seal oli see pull, kui tahtsid, said võtta Pizza Hutti ja said võtta KFC burgerit, ehk siis nagu siukest võimalust siin ei ole. Päris hea oli seal siukest asja süüa, näiteks tuled võistluselt midagi või siis võistlused läbi, tõmbad burgeri, aga vahest oligi see, et seal võib-olla sai liiga palju seda burgerit söödud selles mõttes, et nagu oligi vahepeal ei olnud nagu üldse head toidud, siis nagu ainuke normaalne asi oligi burger, mida said võtta või pizza. Siin selles mõttes nagu see pasta ja kõik see pool on palju normaalsem. Ma lähen natuke puhkan, õhtu on mingi trennik äkki ja vaatame siis, mis õhtul süüa pakutakse. No nii, väike jõusaal hiljem ja ma olen siis õhtusöögil. Vaatame, kas on midagi üldse muutunud, kas on sama lõunaga ja proovime siis need asjad ära. Järjekorrad on päris pikad, ma ei tea, kas ma tulin kõige õigemal ajal, aga lähme võtame pizza. Üks läheb ahju praegu. See on päris hea välja. Mulle praegu läheb vist see, siis samas see just tuli. Oi, siis peaks selle võtma. One of this, please. Thank you. Thank you. Võtan vist kartulit. Peab kartuli ka ära proovima. Suht otsas on siin juba. Jah, ja salativalik on täpselt sama, mis lõunal. No nii, nüüd sai kõike riis, veidis, vürtsikas, porgandid, salati asjad, kartul, pizza. See mürtsikas asi on väga huvitav, aga see on hea. Oi, pizza on küll väga hea. Ja see riis maitses mulle päris hästi. See pizza läks kiirelt. Toit söödud, aga nüüd on nagu üks asi. Kus on muffin? Koogi asjad on suht tühjad. Siin ei ole üldse midagi enam. Lõunal oli. Muffinit ma ei leidnud, ehk siis ma valisin gelato maskoma. Nii et vaatame, tänane magustat on see. Ja noh, sellega vist ei saa väga valesti minna, see on hea. Ehk siis jah, söödud muffinit ei ole, aga kõik muu on olemas, ehk siis jätame selle muffini Pariisi olümpiale, leiame siit Cortinast mingi uue, ma ütleks jah, pastad, kõik need soolased asjad tegelikult väga maitsvad, pizza, super, kõik muud asjad ka tegelikult väga head, et jah, hommikusöök oli see, kus ma ütleks jah, et tõesti lõunaõhtusöögiga ta oli nagu natuke halvem, aga samas ma arvan, et võib-olla järgmis päevad siin leian midagi paremat ka ja saab hakkama kindlasti, et selles mõttes täitsa hästi. Pange subscribe, sest kui 10 000 jälgijat täis saab, siis ma loosin päris palju asju välja. Selle olümpiatelefoni, võistlusnumbri, maskotid, seljakoti tuuspäegi oma. Ühe makaroni võtan ka kaasa ja loosin välja. Okei, igatahes 10 000 täis saame Instagramis ja YouTube'is, siis tuleb see loos, nii et pange subscribe. See ei ole kõige kergem ülesanne, aga 48,3% inimestest vaatavad ilma tellimuseta, ehk siis kui kõik, kes pole subscribe pannud, seda teeks, siis ma arvan, et see on tehtav. Ja nii ongi, sellised olid need söögid, sellised olid mõtted. Teiega näeme järgmises videos. Nägemist! Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel kombe. Puhas ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Ei, ta võttis viimase koogi ära.